We've discovered a secret that will not just open your eyes, it will revolutionize how you think about your health. You have two options. Stop this video now and continue believing what you think is true. Or keep watching and discover a life-changing secret to better health. Your body is a masterpiece made up of trillions of cells. Each one works like a major production facility, absorbing nutrients from food, converting them into energy, and carrying out specialized functions in your body. All of this happens without you having to think about it. In a perfect world, the cells get the nutrients they need from what you eat and drink. However, science has revealed a group of essential nutrients that 97% of the world population is unknowingly short of. A problem lurking within the body, affecting various aspects of your well-being. This is not a minor deficit, it is dramatic. Because they regulate the flexibility of your cell membranes, how well your cells absorb nutrients and remove waste. They're vital for your cognitive functions. Your cardiovascular system relies on them. Your heart needs them every single day. And they even support your immune system to do what it does best. Keep you healthy and energized throughout the day. But one question remains. How can you find out if you're getting enough of these essential nutrients that hold a key to unlock your body's potential? With just a small drop of blood, you can get the knowledge and power you need to set everything right. Testing your levels will uncover your personal needs. Restoring them will revolutionize human health forever. When life-changing innovations are revealed, they give birth to multi-billion-dollar industries. Ideally, you want to enter a large existing market with sustainable growth and technology that sets you apart as 10 times better than the current market leaders. That is what we have. Thanks to our groundbreaking Scandinavian health tech solution. Today, more than 3 billion people care enough about their health to either take supplements or follow specialized diets. Our test will open their eyes. Are you in the safe zone or among the 97% who are not getting enough of these essential nutrients? Having your own health plan is pure logic. Getting proof that it's working should be too. We predict that more than 1/3 of this already interested group will put their supplements to the test during the next decades. That's 1 billion people, giving you the unique opportunity to leverage this megatrend in the making. What if you could play a pivotal part? What if you created a fulfilled career in this megatrend? What if participating in this test-based revolution enabled you to live life on your own terms? Picture a life where your heart beats stronger, your mind is sharper, and your days are filled with boundless energy. This is the success story waiting for those who embrace the power of personalized nutrition. Remove the guesswork. Don't let this opportunity pass you by. Join us. Share this secret. Act on this life-changing innovation. My name is Hilda. I'm the co-founder of Zenzino, and I can't wait to meet you. Ja, sõidame täna. Aasta on 2015 ja Tanel on Maksuameti maksejõuetusõiguse jurist. Samuti oman ka õppejõuametit erinevates ülikoolides, lektor maksejõuetusteemadel erinevatel auditooriumitele ja samuti veel erineva projektipõhised tööd. Ehk siis tavaline normaalne Eesti mees, kes oma perekonnaga, oma linna ja maakodu ja reisidega soovib elus püsida, et kõike seda endal lubada. Ehk siis väga palju töökohti, aega ei ole, aga hirmus põnev on kogu aeg. 2015 oli aeg, kui minu lapsed olid ka lasteaias käisid
Ja normaalse Eestile perele kohaselt 2 nädalat lasteaias, 3 nädalat haiged, 2 nädalat lasteaias, 3 nädalat haiged, 3 nädalat lasteaias, 2 nädalat haiged. Samamoodi normaalne 2015 aastal normaalne 39-aastane noormees joosta ei saa, hüppeliigesel läbi, siis on veel igasugused nahaprobleemid ja igasugused muud tervisehädad. Täiesti normaalne. Kopsupõletik iga aasta, bronhiit, see on täiesti tavapärane. Aga 2026 see inimene saab 49 kohe, lapsed on teismelised, ei ole mitte mingisuguseid hüppeliigese probleeme, et joosta ei saaks, ei ole mingisuguseid nahaprobleeme. Viimati oli haige see meesterahvas 2016 aasta jaanuaris. Töökohti ei oma nii palju, aeg meeldib, on eluga rahul ja ülimalt turvalises kohas omadega. Ehk siis see on see 10-aastane seiklus Tanel Hermelil Sinzinos. Ja kuidas see on kõik võimalik ja igalühel tehtav. Ehk siis, mis meil siin laual on? Meil on siin laual punkt 1, tervis, punkt 2, aeg, punkt 3, raha. Ja sellele me täna siin natukene keskendume. Ja kuidas see sõit on siin läinud ja miks olen suure südamega Sinzinos ja jään siia elu lõpuni ja lisaks pärandan ka lastele selle äri. Ehk tegemist on siis, lähen kohe liigun slaidiga edasi. Tegemist on meil Rootsi börsiettevõttega Nasdaq First Northil noteeritud Sinzinoga. Ja mis selleni eripäraseks teeb, et mina, kes ma olen jurist, siis tegelen juba 10 aastat valdkonnas ja see on siis, võiks öelda siis tervisevaldkond või on see siis platvormiäri, kuidas keegi tahab nimetada. Nimelt, kui 2015 aastal ma lahendasin oma laste tervisemuresid, siis ma sain aru, et tervis on igaühe enda kätes. Igaüks peab ise otsustama, kuidas ta tahab olla, kas ta tahab olla terve või võib haigusi endale lubada. Ma seda lihtsalt teadmist ennem ei olnud. Ja saades teada, et pisikesed tervisenipid, 1, 2, 3 ABC, mille ma korra keskendun täna, et saab ainult teha endal korda ja juba on elu nagu lill. Et see on ainult natukene mugavustsoonis välja tulla ja pisikesed rutiinid igapäevasse võtta. Ja nimelt Sinzino oma tervisekontseptsiooniga kõike seda võimaldabki. Ehk siis tegemist on 20-aastase ettevõttega ja alates kuskil circa 2012 on see kontsentreeritud just tervisele. Meil on oma tootmine, oma patendid, oma teadlased, teeme ainulaadseid tooteid, mis on kasulikud kõigile ja lisaks veel testitavad. Ehk siis võiks öelda, et valdkond on farmakoloogiline testipõhine toitumine. Aga mis mind just kõnetas see, et tollel ajal 10 aastat tagasi vaatasin tugev finantstaust on ettevõttel, kui on Nasdaq First North noteeritud, järelikult aruanded kõik on läbipaistvad, järelikult ettevõte on tugeval kasvupinnasel ja lahendatakse terviseprobleemi, järelikult on siis laiem, pikem visioon olemas ja kuna üle maailma tegutseme, siis tollel ajal ei olnud maailmas nii palju riike veel avatud, nüüd järk-järgult avame, ehk siis 45+ riiki on meil avatud. See tähendab avatud, et seal on paigas, on tarne, seal on maksemeetodid paigas, logistika, transport, kõik, et üks veebipoest ostetud kaup jõuaks sihtriiki kliendile ukseni. Et see tähendab avamine. Ja meil on muudan natukene pilti, et ma näen ka, siis ma ei vaata kõrvale ekraani, panen siia ekraani ka slaidi, et siis ma saan paremini on lihtsam rääkida teile siin. Nii. Ehk siis oluline oli mulle see, et ta on üle maailma, kus iganes maailma otsas olen mina või on minu kliendid
seal mitte mingisugust vahet ei ole. Igalt poolt saab osta kaupu ja raha teenida. Siis mis on veel oluline? Kuna me oleme otsemüügi valdkonnas, siis kindlasti üks õige ja legaalne ettevõte kuulub otsemüügi assotsiatsioonide liikmena. Et kui tahate vaadata täiendavalt näiteks infot, siis etsa.ee on väga head otsemüügi assotsiatsiooni infot saab. Et kõike seda kaaludes vaadates, siis ma mõtlesin, et aga miks ma peaks olema siin klient, kui ma tegelikult võin hoopis lisaväärtust ka luua rahalises plaanis. Ja see, kui ma olen partner, siis ega see ei välista ju, et ma neid tooteid tarbin. Ehk siis kaaludes ja vaadates, siis ja näha on, et väga õiged otsused olen ajaloos teinud. Ehk mis oli siis väikene ettevõte, kes on kogu aeg kasvus ja vaadake seda kliendinumbri kasvu, mis on vaikselt tulnud. Me oleme kogu aeg vaikselt kasvanud ja praegu hetkel oleme saavutanud kuskil 1 miljon klienti, aga mis on nagu oluline, vaid me oleme suhteliselt alles algusjärgus. Ehk alles kuskil, mis see miljon on terve maailma peale? See on köömes. Ja vaadates prognoose ja kasvutempot, siis näiteks, et 2028 võiksime jõuda sellise 2,5 miljoni kliendini ja näiteks 2035 juba 25 miljoni kliendini. Ja eesmärk on võimas, otse loomulikult, et olla maailma kõige suurem otsemüügi ettevõte ja meie valdkonnas juhtida, testipõhise farmakoloogilise toitumise juhtida kogu maailma. Ja mis see ambitsioon siis on? Ja mis sellest teeb seda ambitsiooni? Vaadake, enamus inimesed siis tarbivad mingisugust toidulisandit või enamus inimesed tarbivad mingit omega-3. Ja ükstaskõik, kelle käest küsida, kas sul toimib see toode? Mis on vastuseks tavaliselt? Ma arvan küll, ju ta ikka toimib. Ükstaskõik millise teise toote kohta tavaliselt. Ja ma arvan küll, et toimib. Vist küll. Kuidas su toit sulle mõjub, ja ju ta siis hästi ikka mõjub. Aga sellised kaheldavad. Miks me peame kahtlema tänapäevas maailmas, kui me võiksime alati teada, kas midagi toimib ja kuidas toimib? Vaat see on nagu point. Ehk siis üle 500 miljoni inimese tarvitab mingisugust omega-3 lisandit, aga testitud on üleüldse ainult kuskil 1,5 miljonit või 1,7 miljonit inimest. Need pole enamus inimesed tarvitab midagi, aga pole vähimatki aimu neil, kas need tooted toimivad või ei toimi. Ja vaadake, kui me kõik teame, et me suvaliselt ei tarbi mingid teenused. Kui me ostame mingisugused omal nutividinad, kõik on näidukite, mõõdukitega seoses. Küll me mõõdame samme, unerütmi. Autol vaatame spidomeetrit. Mis vahet? Igal pool me oleme näidukite, mõõdukite järgi. Siis miks me oma tervisel ei võiks vaadata, et kas meil toit on kvaliteetne või vitamiinid, mineraalid, fütotoitained või rasvad on kvaliteetsed, mida me tarbime? Kolesterooli me mõõdame, keegi seda ei tunne, aga miskipärast mõõdame. Samamoodi võiksime kõike muud mõõta. Ja meie siin valdkonnas olemegi need alles algusjärgus need uuendajad, ehk siis inimesed alles järgivad, oi kui vahva, kas tõesti on võimalik sellist asja teha, et teste on teha. Ja kui see saab trendiks, siis hoia ainult oma äril mütsi peast kinni, et kõik sinu juurde ei tule ja küsi, et kus täpselt saab testi teha, kus saab neid tooted osta. Et ühesõnaga ajastus on tohutult hea. Kui te arvestate veel näiteks, et kui olid nuputelefonid, kuidas see nüüd, kas te kohe võtsite smartphone'i käsitlusele või siis proovisite oma nuputelefoniga viimast välja võtta? Ja siis lõpuks, mis juhtus? Kõigil on nuputelefonid, loomulikult kõik lähevad selle peale. Ehk trend peab muutuma samamoodi, et toidulisandite valdkonnas, et suvaliselt midagi võtta, see trend muutub. Ja otse loomulikult, mis on siis kõige olulisem, nagu mulle oli, et inimesed ju ei lähe siin ajapikku paistab tervemaks, vaid nad otsivad lahendusi.
ja lahendused ei ole ravimid, lahendus on tervislik toit. Aga kuna toidust me ei saa kätte enam tänapäeval kõiki vitamiini, mineraale, fütotoitaine, mis vajalik on, siis otse loomulikult mõistlik on tegelikult vaadata oma toitumise muutmisele ja üldsegi testida oma toitu. Ehk siis näiteks ongi, meil on pakutav balance test, mis ongi lihtne kodune veretest ja saame mõõta siis omal rasvhappeid või toitu. Aga et siis mis probleemi me lahendame, ehk siis terviseprobleemi. Natukene lühidalt tervise kontseptsioonist. Et me väga palju ei mõtle sellele, et kus kohast meie kõik see toit pärineb, et kas on nüüd puhas loodus või ta nüüd tuleb puhtalt puurist, aga üks väga-väga suur vahe on, mis toimus vanasti toidu tootmisega või toidu kasvatamisega ja mis nüüd on. Vanasti kasvatati toitu, nüüd toodetakse toitu ja samamoodi võib öelda ka loomakasvatuse peale. Ehk siis loomad on meil teravilja jõusöödabel, maisi jõusöödabel, välismaal soja, jumal teab, mida iganes sisse veel söödetakse, ma ei räägi veel antibiootikumidest ja ravimitest, kõigest muust. Samamoodi kõik igasugused juurviljad, tomatid, kurgid, kõik kasvavad lahuses, mitte mulla peal. Ehk siis meil on toiduland totaalselt muutunud ja üks asi, mis on totaalselt muutunud, näiteks rasvad. Näiteks sellised kasulikud rasvad nagu oomega 6 ja 3. Mõlemad oomega 6 tekitab meil põletikku, oomega 3 võtab põletikku maha. Ja mis oli vanal ajal, nii-öelda vanasti Eestis võiks öelda enne 1990. Ehk siis, kui meil oli ideaalne, see toidus oli ideaalne vahekord oli niimoodi 3 osa oomega 6 põletikku tekitajad ja 1 osa siis oomega 3, mis võtab põletikku maha. Siis nüüd on drastiliselt olukord muutunud. Totaalselt. Meil poolfabrikaadid, kui inimesed ütlevad, et ma poolfabrikaat ei söö, jumal tänatud, see on super, aga ega see pole, see on medali üks külg ainult. Et teine asi on väljas söömised. Väljas söömas ei käi, no super, see on ka medali teine külg, aga mis see 3. külg veel on? Tooraine ise, tooraine. Kui me ostame valmis tooraine, kas sa tead, mida sinu toit on omakorda söönud? Vaat see on tänapäeval keeruline. Ja olge, kui pädevad tahes toitumises, kas te teate, et see toit, mida te sööte, kas see aitab teid tervisest paremaks või vaikselt hoopis kehvemaks? Vaadates üldist pilti nii teie enda perekonnas, laiemalt sugulased, tuttavad, koolikaaslased või üleüldse tänaval või meediat, siis kas see tervis läheb kuidagi paremaks selle toiduga? Ega inimesed ju meelega endal liiga ei tee, kõik proovivad hästi toituda. Aga kahjuks on selline olukord, et näiteks Eestis on ametlik statistika, et 10 korda enam on oomega 6, kui on 3. Euroopas on keskeltläbi 15 ühele. 15 korda enam põletikku. Aga mis selles põletikus nii väga on siis? On, mis ta on, me ei tunne ju, kõik on väga hästi, nagu sa kolesterooli ei tunne ju. See oomega 3-6 rakusisene põletik, see annab alguse algtõuke kõigis elustiili haigusteks. Ehk siis toome näiteks igasugused kasvajad vähilised hakkavad välja kujunema vaikselt või pikalt või sooduskeskkond on neil 4-1 ülespoole. Luude liigeste probleemid, nahaprobleemid, dermatiidid, siis ajuga seotud näiteks Alzheimer, skleroosis multiplex, siis viljatus on ju. Et ainult ütlen, millised igasugused põletikulised haigused hakkavad välja kujunema ongi, kui me oleme tasakaalust väljas pikki aastaid, 5, 10, 15 aastat kogu aeg ja meie põletik ongi suurem kui 3-1 olukorras. Vaat see on see suur üllatus, mis tegelikult, mida õpivad ka ju arstid 1. kursusel ja 3. kursusel. Aga see on ikkagi, see on veel siiamaani teadmata ja inimesed arvavad, et nad söövad kala, et siis saavad korda 2,5 kilo merekala nädalas süüa, siis on okei. Aga mida meie enamus teeme, me sööme kasvatuse kala ja kasvatuse kala kahjuks viib meid põletikutsooni, mitte ei vii meid korda. Et kasvatuse kala on enamuses oomega 6. Aga minu test ise oligi siis 15,7. Nagu ma ütlesin, et kopsu, põletiku, bronhiidid ja liigesprobleemid olid mul igapäevased. ja samuti lapsed olid haiged pidevalt, aga see oligi see põhjus, et toitumine, puhtalt toitumine.
ehk siis 15,71 ja see ei ole midagi ainulaadset. Ma olen teinud teste isiklikult üle 500 siin lahti seletanud tuhandeid neid ja iga 100 test on korras 3-1. Ja samamoodi ka toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, et kui ei ole probleem omega-6 külluses, siis probleem on, et omega-3 ei saa mitte kuskilt kätte või valitakse vale omega-3, ehk siis näiteks taimne omega-3 ala, see lihtsalt, see peab konverteerima meil EPA-ks ja DHA-ks, mis on meie rakupõhine, aga kahjuks see konverteerimine meil keha sees ei toimi korrektselt, vaid me peaksime otse algallikas saama. Ehk siis, Sino siis teeb üle maailma teste ja me juhime antud valdkonnas ja me oleme üle 1 700 000 testi teinud üldse kokku. Eestis 19 000 testi. Ja jutt on näiteks sellest balance testist. On meil veel D-vitamiini teste, on meil veel pikk veresuhkru teste ja samamoodi on meil veel soolestiku test, mida siin pildil ei ole. Puhtalt teaduspõhised kodus tehtavad Vitas.no laboritestid, teed kodus, saadad laborisse ja saad anonüümse vastuse. Täielikult anonüümsed testid ja teed esimese testi, vaatad ära, mis su toitumine on ja teed teise testi ja 4 kuu pärast näiteks ja vaatad, kas sul see lisand, mis sa võtad, toitumine, kas see mõjutab su testi või mitte. Aga vahepeal võiks tegelikult hoopis tervis juba anda tunda, et see läheb 10 korda paremaks. Aga nagu ma ütlen, et probleem on ülemaailmne. See on arenenud riikide probleem ja just selle toidu tootmise poole pealt. Et kahjuks sellele väga ülemäära palju tähelepanu ei pöörata küll, aga järk-järgult juba, kui te guugeldate omega-6-3, siis juba tuleb väga palju teadusuuringuid ja vasteid välja. 10 aastat tagasi, kui valdkonnas alustasin, siis ei olnud sellest üldse nii palju juttu. Aga meie lahendame selle probleemi. Ehk siis me teeme testi, vaatame, kui me oleme põletikuline omega-3-6 paigast ära ja paneme peale Sino Balance Oili. Balance Oil ei ole omega-3, omega-3 on selle kohta solvav öelda, see on tasakaaluõli, ehk siis siin on väga kõrge kvaliteediline omega-3 kokku segatud oliiviõli polüfenoolidega ehk rikastatud oliiviõli polüfenoolidega, kuhu on veel lisatud ka veel D-vitamiini ja see valem töötab laitmatult. Sellepärast ongi, me ise oleme nii-öelda oma enda testilõksus ka, meil peavad olema kõik tooted niivõrd kvaliteetsed, et kui inimene teeb esimese testi ja on paigast ära ja 4 kuu pärast teeb teise testi, miks 4 kuu pärast 120 päeva rakud uuenevad ja teeb uue testi, siis peaks test korras olema ja siis nii jätkame, kas muudame olulisel määral toitumist, õpime sellest testist toitumise selgeks või väga lihtne, iga päev lusikas õli ja nii läheb. Meie oleme 10 aastat niimoodi toimetanud ja nii saabki terve olla. Ja niimoodi ongi eostamisest kuni raugajani. Kas me muudame toitumist, oluliselt paneme menüüsse omale loodusliku kala iga nädal, 2 kilo, 2,5 kilo oleneb kehakaalust või võtame kaasaegse biohäkki ja võtame igapäevaselt omega-3 juurde, seda, mis töötab. Ehk siis näiteks kõiksugune balance oil, et meil on kõik võimalikus variandis balance oili. Ja mismoodi see toimib, ehk siis ongi, et see rakupõhiselt toimib ja see tagabki meil normaalse ajutalituse või normaalsed hambad. Võin öelda, et 10 aasta jooksul on mul 1 hambaauk olnud üldsegi, et pole paha. Või normaalne vererõhk, tahate loobuda sellest või tahame loobuda normaalsest lihaste talitusest või mis iganes siin. Et ühesõnaga, et need on need asjad, mida tegelikult balance oil teeb, kui tarbid igapäevaselt. Ja see tegelikult on, mis see ühisnimetaja on? Tervelt elatud elu on selle nimi. Ehk siis niimoodi tegelikult saabki ju vaikselt, et kui ma ütlesin, et 39 olin ja täitsa normaalne Eesti mees oma haigustega, siis nüüd kohe saamas 49 ja pole üldse midagi viga. Vaat see ongi see lahendus, et sa hoolitsed enda ja perekonna eest. Aga siit on näha ka mu testid. Et esimene test oligi selline, siin on mitte ainult omega-3,9 ega 6 mõõda, vaid siin ongi, loeb välja laiema profiili. Siit loeb välja, et kas võib olla meestel potentsi probleeme, võib olla naistel tsükli probleeme,
või on üldsegi lastel, miks lastel õpiedukus ei ole hea, selle loeb näiteks siit välja, siin on no nii palju. Ehk siis loogika on see, kui teete testi, et kui alguses on kõik punane, siis tehke nii kõik, et oleks roheline. Ja nii meie iga-aastaselt ka peres teeme teste ja vaatame, kuidas seisud on, et ilus roheline on. Kui inimene teeb testi ja esimene test on kohe roheline, palju õnne, anname raha tagasi, ütleme, et sa ei vaja meie toodet, sa oled filigraanne toituja. Väga hästi. Aga kuidas panna nüüd needsamad tooted ja panna nüüd hoopis ärisse? Vaat see oli minul, miks mina alustasin. Et kui ma vaatasin, et maailmas on midagi sellist, mis aitab kõigil inimestel tervise paremaks teha ja on teaduslikult tõestatud, testitav ja toimib laitmatult ja juba ennem ja teadusuuringutega on kaetud, siis miks mitte seda kõrvalärina teha endale? Ja kui tahta ka põhiärina. Alguses mina mõtlesin, et saan perega tooteid tarbida, saan tooteid tasuta, võib-olla rahaga natuke peale ja nii ma lähen. Ma ei teadnud elu sees, et ma teen ettevõtetes, lasteaedades, koolides, seminare, hakkab valdkond meeldima niimoodi, et ma igapäevaselt kas või teen seda. Et selle äri eelis on see, et teen millal tahan, kellega tahan, kuidas tahan ja kus tahan. See on puhas vabadus. Mul vahet ei ole, kus kohas see arvuti on. Olen ma siin praegu Malagas, olen ma Singapuris, olen ma New Yorgis või olen ma hoopis Kuressaares. Kus iganes vahet ei ole. Vaat see on asja lõbusam külg. Ja kuidas see äri siis toimib? Kõige lihtsamad lahendad, et me viime tootja lõpptarbijaga kokku. Tavaline äri nagu ikka. Kui te ostate poest midagi, siis te olete lõpptarbija. Ja keegi on kuskil tootnud, aga vahet on selles, kui te poest ostate, siis vahel on ju väga palju logistikafirmasid, siis on vahepeal need vahepoed, hulgimüügilaod, väga palju vahelülisid. Meie valdkonnas ongi see vahet, et siin ei ole vahelülisid. On tootja ja on lõpptarbija ja meie oleme siin vahel ainsana. Vaat see suur vahe ongi. Aga, et natukene lähemalt vaadata, mis see siis on. Kui sa soovid oma äri alustada, siis sa põhimõtteliselt pead omale looma kõik toote, mida kõik soovivad. Sa pead omale kõik logistika, tehase, siis personali, kui sa tahad üle maailma, kõik veebilehed. Sa pead põhimõtteliselt kõik omale looma. Aga miks mitte tegelikult hoopis omale valida kõrvale hoopis plaan B või kellel on see hoopis plaan A ja hakata hoopis vaikselt sammuma. Et kui te teate, et on olemas tooted testitavad ja need aitavad inimesi kaasa, siis kas on tõenäoline, et mõni inimene maailmas ka ostaks? Mina arvasin, et jah on ja mul oli tõsi. Mõni inimene ostab ka peale minu veel neid tooteid. Aga kõige lihtsam loogika on siin pildil. Kui meil on mina, Tanel, ja meil on platvormpood ja see on siin oma kõikides maailma keeltes, ei ole enda arendatud, nii kui sa alustad partnerina, sa saad kohe selle. Sa tarbid ise tooteid, saad aru, mis lisaväärtus on, sa soovitad neid, sa jagad linke ja inimesed klikivad, nagu sa ikka veebist ostad. Ja me tarnime, klient maksab ja tarnime otse koju talle tooted. Väga lihtne. Klient saab tooted kätte, on rahul ja jääb püsikliendiks, ta tarbib ja muideks soovitab ka edasi veel. Sellepärast, et kui inimesed saavad lahti kõik võimalikest terviseprobleemidest ja on head enesetunne, siis miks ta peaks vahetama toote millegi muu vastu? Vaat see ongi. Ja vaadake, kui kellegile meeldib sinu toode ja ta kogu aeg tarbib seda ja see on puhas ja looduslik, siis vaadake, mis kaasa tuleb. Paratamatult, andke andeks, aga passiivne tulu tuleb sellest kaasa. Mismoodi, mis iganes ärist sa saad passiivset tulu lihtsalt olematu investeeringuga. Sa soovid kinnisvara, sa ostad väga palju korterid kokku, hakkad need välja üürima. Samamoodi saad passiivset tulu. Oled rockstar, teed 100 laulu, üks laul lendab sul heledalt, järelikult hakkad sealt pealt passiivset tulu saama. Siin rahulolevad kliendid tellivad tooteid ja sa saad igakuist passiivtulu. Geniaalne.
kaasaegne lahendus, täpselt platvormi pood, täpselt ongi platvormi kaubandus, e-kaubandus, nagu on ta Booking või on see Airbnb, ehk siis vahendajad välja lükatud, et on otse lõpptarbijaga suhtlus, tehas versus lõpptarbija. Aga nüüd alati mina vaatasin kohe, et aga jutuks, aga kas on kasv olnud, et mis äri see selline on, on ju. Aga visioon on äge, kogu aeg me ostame uusi ettevõtteid, arendame tooteportfelli ja laiendame ettevõtlust, ärivõimalusi. Ehk siis ja vaadake nüüd kasvunumbreid samamoodi. Ja palun väga, et Nasdaq First Northil oleme, ostke aktsiaid, et ei ole üldse paha tootlus. Et te järelikult Tanel Ermeli puhul räägite ka omanikuga siin. Et oman mina siin aktsiaid ja järjepidevalt ostan neid juurde. Ehk siis mõistlik on kogu aeg teenistusest mingi protsent ka aktsiate alla panna. Et väga tugev positsioon. Aga ongi, et kahtepidi, kas sa tahad raha teenida siis aktsiatega, tahad raha teenida passiivsest müügitulust ja passiivsest tulust, on ju, või tahad lihtsalt tarbida tooteid. Nii ja naa. Me saame igatpidi, aga kui nüüd rääkida, siis kuidas meil teenistus on, siis on kahtepidi, kahte põhilist sammupidi või siis kokku miksituna. Ehk siis teil on enda isiklikud kliendid ja saate sealt protsente või te aitate omale müügimeeskonna saavutada ja läbi selle müügimeeskonna, läbi müügimeeskonda teenite raha. Et emba-kumba pidi. Mõistlik on need kaks kokku miksida, aga täpselt kuidas kellegile. Aga mismoodi? Näiteks punkt 1, kõige lihtsam. See on kõige lihtsam ja kõige primitiivsem. Näiteks, kui meil on isiklikud kliendid, kes teie veebipoest ostavad. Ja üks klient on üks toode, mitte ei ole inimene. Ehk siis tavaliselt keskeltläbi üks inimene ostab 3-4 toodet. Ehk siis, kui teil on näiteks 4 sõpra, 4 tuttavat, pereliiget, sugulast, kes kõik ostavad 3-4 toodet, on teil juba tegelikult ju üle 10 kliendi. Ehk mõistlik on näiteks, et kui teil on 25 klienti, siis 10 sõpra, kellel on 2-3 toodet. Ja sa teenid iga kliendi pealt esmakitis 20%, siis on selle 25 kliendi pealt on 100 euri selle eest, et sul on 25 klienti. Siis sa saad ise tasuta tooteid veel 100 euro eest, et sul oleks vähemalt mingisugusedki tooted kogu aeg pidevalt. Siis on veel eraldi käibevõimendused, millest kindlasti räägib teile inimene veel täiendavalt, kes teid siia kutsus. Ma ei hakka liigsest detaili praegu minema. Aga kui suurendada näiteks oma kliendibaasi, siis näiteks toome top 100, siis 30% on kohe esimene rahaline boonus, kui kliendi vormistad. Siis on seal näiteks 400 eurot on igakuine boonus, ainult selle eest, et kliendid sul tellivad. Ja meil on püsikliendi programm, kus 99% kliendid ongi püsikliendid. Ehk siis, kas sa teed tööd või tee tööd, kui sinul on kliendibaas püsiv ja sa oled ilusti hoolitsenud oma klientide eest, siis nad ostavad tooteid kogu aeg ja tegelikult sul jooksebki näiteks 400 eurot igakuiselt peale ainult selle eest. Pluss seal käibelt veel tuleb juurde summasid. Siis 100 eurost tasuta tooteid, 10 000 euri preemia tuleb näiteks, kui esmakordselt saavutad sa 100 klienti. See makstakse välja 25 kuise osamaksena 400 euro kaupa. Lõppkokkuvõttes võin öelda, et kuskil ühe kuu teenistus on kuskil selline keskeltläbi selline 1200 eurot, kui sul on 100 klienti. Ja see läheb edasi, et kui on 100 klienti ja kui on 200 klienti näiteks, siis keskeltläbi ühe kuu teenistus on ainult selle pealt on kuskil 2000, 2200, oleneb mida kliendid tellivad ka, aga keskeltläbi niimoodi. Ja lisaks boonused. Aga mõelge nüüd seda, et kui näiteks teil endal on näiteks 25 klienti, aga teil on mingi hetk on näiteks 10 partnerit üle maailma, kellel kõigil on näiteks 40 klienti. Kas see mitte ei teeks sama välja, kui sa ise rapsid siin tohutult oma klientidega? Või et
näiteks kui sul on 25 partnerit, kellel on 40 klienti. See on nagu palju lõbusam. Et kui sul on 1000 klienti, on sul endal hoopis 3-4 tuhande eurone sissetulek niipidi. Või et juba näiteks, et kui on sul 4 kas tuttavat või tuttavat või tervisehuvilist, kes kõik soovivad, näiteks 4 tükki, kes soovivad kõik teha 200 klienti ära, see teeb kokku 800 klienti ära, sinul on 25 klienti, aga tiimis järelikult on sul kokku 825 klienti. Järelikult sul on selline sissetulek, selline võimalik, et selline 2-3 tuhat äkki kuskil niimoodi. Et oleneb, mida siin tellitakse. Ehk siis tahtsin näidata ärilist perspektiivi, et väga tore on ise loomulikult neid kliente teha, küll aga väga paljud ei suuda siin teha tuhandeid kliente. Mille pärast meil on kaubamaja grupp loodud ja üks kaubamaja keset Tallinna linna, kas nad suudavad tervet Eestit hallata ja kõiki inimesi võtta? Ei, selleks ongi näiteks nii-öelda tütarettevõte Selver, kes on üle Eesti. Ehk siis samamoodi äriline loogika, võtame kliendisegmente laiemalt ju. Täpselt on sama siin. Ehk siis on frantsiisi jagamine. Aga partneritena, kuidas on partneritena teenimine näiteks? Et kui vaadata nüüd sellest isiklikest kliendi tegemisest kõrvale natukene, vaid hoopis aidata hoopis ise inimestel teha kliente, aidata koolitusi teha, aidata seminare läbi viia, aidata teadmisi tõsta ja niimoodi üle maailma. Et siis loogika on näiteks järgmine. Kui sa näiteks tahad teenida 800 eurot, executive tase on see, 800 eurot, siis aita 4 inimesel näiteks saavutada silver tase, ehk siis aita 4 inimesel teenida 200 eurot. Kuidas saab 200 eurot teenida? Aita inimestel kliente teha. Kui sa soovid 4000 eurot teenida, siis aita 4 inimesel näiteks 800 eurot teenida. Kui sa soovid 12 000 eurot teenida, aita inimesed siia samma Diamondile. Ja ongi. Kogu aeg aidates teisi, aitad iseennast, step by step. Ega siin ei olegi mitte midagi muud. Et kuidas täpselt kogu boonusplaan käib, kuidas detailid on, mismoodi, et seda küsige juba sellelt inimeselt, kes teid siia kutsus ja kohtute ja räägib täpselt protsessi lahti detaili. Aga võimalus on kõigil, kuidas vajalik on. Oluline tegelikult on see, et inimestel ju tervis paraneb, inimesed on püsikliendid, sealt tuleb püsikäive ja niimoodi saabki suur organisatsioon alata sul. Aga, et mis see ajastus oleks? Et kas kogu turg on täis meie tooteid üle maailma? Ei, meil on üle maailma alles 1 miljon klienti, ehk siis me oleme ikkagi päris lapse kingades alles. Ja kõik, sa võid sellest osa saada kui palju tahes. Et vahet ei ole, kas Indias, kas Eestis, kas Leedus, kas Poolas, vahet ei ole kus kohas, et võid igal pool teha ja toimetada ja kliendisegmenti võtta. Ehk siis praegu on alles 1 miljon klienti, 2035 20 miljonit klienti, nii see vaikselt meil kasvab. Et praegu hetkel on ausalt öeldes parim aeg üldse alustada. Kõik materjalid on olemas, tooteportfell laieneb, usaldusväärsus on olemas, et parim aeg kui varem. Aga mis siis on selline lühikokkuvõte, kuidas saab Sinsino või hakata Sinsino partnerit, mis see nagu point ja võimalus on seal, et teil ongi võimalus teenida pikaajalist passiivtulu, siis erinevad igasugused preemiad on mängus, siis preemiareisid on iga-aastaselt näiteks, siis samamoodi, et kus iganes kohas te saate töötada, kellena, kus ja vahet ei ole, et kus teil asukoht on või töövahend, siis otse loomulikult meil makstakse rahas, aga te saate tooteid ka tasuta. Kui teil on isiklikud kliendid olemas, siis saate ka tooteid. Ja otse loomulikult te parandate oluliselt kogu maailma tervist. Et see on nagu nii hea kuulda, kuidas inimestele tervist paraneb oluliselt, sõpradel, tuttavatel, kõigil, et mis iganes tervisenäitajad läheb paremaks. Nad on väga tänulikud teile. Aga otse loomulikult saame aru, et kõik ei soovi partnerid olla. Otse loomulikult seega klient võib alati ka olla, et väga-väga teretulnud.
et igakuine tellimus on, siis samamoodi, et kui oled püsitellija, saad olulise allahindlusega tooteid. Siis samamoodi igalt tellimuselt, mis sa maksad, on siis ka väiksed boonusrahad, mis sa saad tagasi ja saad selle eest osta uusi tooteid. Siis kui sul on kohe alguses oomega 6-3 tasakaal 1-3 või parem, saad veel raha tagasi, rahad garantiin tagasi ja otse loomulikult, kui sa kliendina soovitad teistele tooteid, saad ka tasuta. Raha saab partner, aga sina saad tasuta tooted. Et miks mitte? Win-win. Aga kellel on nüüd huvi rohkem, siin on nüüd kalendri vastu Eestis, kus kohas midagi toimub, üritusi on rohkem, üritusi on tegelikult iganädalaselt, täpselt nagu see äriseminar, aga suuremad ja üks suuremaid üritusi, mis ees ootab, on siis 2. mail on Tallinnas, on Tallink Spa & Conference hotellis Sadama tänaval. Toimub siis suur event, kus ongi juhtimis-, tervisealane ja motivatsiooniseminar päev kestev. Et soodushinnaga piletid, küsige partnerid, kes teilt siia kutsus. Et soovitan kiirustada, sellepärast neid pileteid napib. Ja otse loomulikult võin ainult öelda, et kujundame tulevikku koos. Ja see, mis meid siin ees ootab, see on vägev. See, mis on selja taga, see on ka vägev. Ja mis saab paremat olla, kui omad laitmatut tervist, on küllaga finantse ja samamoodi on ka mõnusalt aega, nii et saad oma lähedastega olla. Seega siin on kõigile midagi, kes iganes soovib. Seega mina tänan ja näeme juba järgmine nädal.